Ma arvangi, et täna iseloomustab vabaühendusi justkui selline vaikiv ootus saada erasektorilt pigem toetust, kui teha head koostööd. Et ma julgustaksin küll vabaühendusi vaatama veidi laiemalt seda koostööd, et võimalusi on ju mitmeid, et toetustegevus on vaid kõige väiksem osa sellest. Et neid koostöövõimalusi võiks näha, miks mitte selles, et kuidas ettevõtete töötajaid harida, kuidas pakkuda välja erinevaid võimalusi teha näiteks toodete või teenuste innovatsioonialast koostööd ja märgata just selliseid võimalusi, kus vabaühendus võidab ja võidab ka ettevõtja, ehk siis vaadata veidi laiemalt. Kõige enam on edukaid koostöönäiteid kindlasti tuua sellest valdkonnas, mida me peame silmas klassikaliseks toetustegevuseks, võib-olla juba enam filantroopia tegevusest, ehk siis näited, kuidas näiteks Eesti Energia lõi ettevõtlikkuse edendamiseks Entrumi, kuidas Swedbank alustas koostööd Noored Kooliga ja tegeleb hariduse küsimustega, aga ma tooksin heateoportfellist välja MTÜ Abikäe, kes teeb väga edukalt koostööd just oma põhivaldkonnas, ehk siis nende eesmärk on erivajadustega inimestele leida head töökohad. Nad koolitavad neid inimesi, nõustavad neid inimesi ja kui vaja, siis aitavad tekitada ka püsivat sellist tööharjumust ja mida nad ettevõtetega koostööd teevad, nad leiavad nendele erivajadustega inimestele head töökohad. Ja MTÜ Abikäel on tänaseks väga mitmeid partnereid ettevõtjate seast ning koostöösuhe loob kindlasti väärtust mõlemale osapoolele, Abikäele ja ettevõtetele, kes leiavad püsivad ja väga motiveeritud töötajad endale. Nii et koostöö loobki väärtust mõlemale osapoolele. Kõige esimene soovitus, mis on ka kõige laiem ilmselt, on see, et märgata neid erinevaid koostöövõimalusi. Tuleks olla loomingulisem, loovam, avatum, empaatilisem. Ilmselgelt on ettevõtjal omad huvid, aga väga palju võimalusi peitub just nende oma huvide ja ettevõtja huvide kokkuviimisel. Ja teiseks, mis ma kindlasti soovitaksin, on see, et olla professionaalne. See tähendab seda, et mõelda läbi väga selgelt, mida sa ettevõtjalt soovid, mõelda ette, mis võiks olla ettevõtja huvid sinuga koostöös ja teha tugevat eeltööd. See eeldab selgelt senisest enam ettevõtja taustauuringut, millega see ettevõtja tegeleb, mis valdkonnad on tema jaoks prioriteetsed, millised valdkonnad vajaksid võib-olla tuge, kus teil just vabaühendustel oleks just midagi pakkuda, mingisugust väärtust. Ja näha siis 2 sammu ette, juba olla valmis ettevõtte jaoks, kui ta küsib mõne kriitilise küsimuse, ehk siis näida ja olla professionaalne partner, seda ettevõtja kindlasti eeldab.